Hei, mina Liina siin ja ma tahan täna rääkida sulle hea tüdruku sündroomist või ka hea poisi sündroomist. Ma tegin just vestlust ühe Eestis päris suure ettevõtte personalijuhiga ja ta kurtis mulle seda probleemi, et väga paljud inimesed, töötajad justkui ootavad oma juhilt seda initsiatiivi, et kuhu ta võiks järgmisena kandideerida, et oma karjääris siis ja elus siis paremat elukvaliteeti ja edusamme nii-öelda luua. Ja siis tuli just meelde ka eilne õhtune vestlus, et kuidas ühe teise ettevõtjaga, kuidas tema siis suunab oma meeskonna liikmeid tulema sellest nii-öelda hea tüdruku või hea lapse sündroomist välja. Mis see hea lapse sündroom või hea tüdruku, eriti just hea tüdruku sündroom tähendab? See tähendab seda, et me oleme läbi elu õppinud olema tublid ülesannete täitjad, eks? Et meile antakse koolis õppida, meile antakse kodus ülesandeid ja me oleme õppinud neid täitma. Ja nüüd, kui me läheme nii-öelda siis päris ellu, siis me olemegi need tublid ülesannete täitjad. Me ootame, et meile antakse ette ülesanne, me teeme selle ilusti ära ja siis me ootame kiitust selle eest, väga tubli. Ja mis me veel teeme? Me võib-olla pingutame rohkem, et seda ülesannet rohkem teha. Me võib-olla teeme ka teiste eest ülesandeid ära, et lootuses, et äkki mind märgatakse, äkki pannakse tähele, et ma olen nii tubli ja siis ootan, et keegi tuleks ja ütleks, et kuul, sa oled tubli, Liina, ole hea, näed, siin on sulle ametikõrgendus, siin on sulle uus see positsioon, kuhu sa võiksid sobida. Aga vaata, sellega on see asi, et kui sa tahad karjääris olla edukas, kui sa tahad oma elus elukvaliteeti paremaks teha, siis kahjuks ei piisa ainult sellest, et sa oled tubli ülesannete täitja. Ja kahjuks ei piisa ammugi sellest, et sa oled ootel, millal sulle kandikul ette tuuakse see uus pakkumine või uus töökoht. Nagu eile selle ettevõtjaga ma rääkisin, siis tema ütles ka mulle, et vaata, ta räägib oma inimestele, et sa pead tulema välja sellest, et sa täidad ainult ülesandeid. On aeg võtta vastutus, on aeg võtta initsiatiiv ja minna seda teed, et vaadata, kus saaks probleeme lahendada, mis probleemid üldse minu ümber toimuvad. Kas see toimub minu konkreetses valdkonnas, mida mina teen, kus mina spetsialist olen või juht olen, või toimub see minu naabervaldkonnas, mis on seotud võib-olla minu valdkonnaga. Mis on minu ettevõtte, nii-öelda, kus ma töötan siis, suuremad probleemid, mis on minu klientide suured probleemid ja kuidas mina saaksin luua väärtust ja aidata neid probleeme lahendada. Ja nüüd, kui sul isegi on ideid, siis, ja mida head tüdrukud tihti ei tee ja head poisid, on see, et me ei räägi. Üks tüüpilisemaid hea tüdruku sündroome on see, et me osaleme nii-öelda passiivselt, aktiivselt koosolekutel. Mis ma mõtlen selle all passiivselt, aktiivselt? Ma mõtlen selle all seda, et meil on paber, meil on pastakas, me kuulame tähelepanelikult, me mõtleme tähelepanelikult panelis, me teeme märkmeid, eks? Aga mis see passiivsus, see on see aktiivne pool seal. Aga mis see passiivne pool seal juures on see, et siit ei tule midagi välja, eks? Suust ei tule mitte midagi välja. Me ei räägi oma ideid. Me mõtleme kaasa, meil tekivad ideed, ja siis me ei räägi. Aga vaata, kahjuks on see, et see, kes vajaks neid ideid, tema ei näe, mis sul siin on. Sa pead selle ka julgelt välja ütlema. Ja siis, mis sellistes olukordades juhtub, on see, et see, kes sinu kõrval istub näiteks, siis tema räägib, kuule, aga äkki kui me teeksime niimoodi, äkki kui me teeksime niimoodi. Ja siis tal niimoodi jutt jookseb. Ja siis sina mõtled mõne, ma ei tea, kas see on nagu parem, mul on palju parem idee, kuidas seda asja teha, eks? Ok. Aga sa ei räägi. Ja mis juhtub on see, et kui me räägime mingist ametikõrgendusest näiteks, mida sina oled salaja võib-olla tahtnud, aga keegi ei näe su pähe, keegi ei tea, et sa seda tahad,
siis saab see kõrval olev inimene, kelle jaoks sinu ideed olid võib-olla sellised, ma ei tea, kas see on kõige parem variant. Ja tema saab selle ametikõrgenduse. Aga miks ta saab? Sellepärast, et tema räägib. Ta väljendab oma ideid. Ta pöörab tähelepanu probleemile, sa teed seda võib-olla ka. Ta tuleb sellele lahendusele, sa teed seda võib-olla ka. Aga mis jääb aega? Tublide inimestena, ma ei hakka. Aga tema hakkab, tema ütles. Ja mis juhtub, on see, kes siis nii-öelda pakub või otsib sellele positsioonile, mis on see ametikõrgendus, head inimest, siis tema märkab, näed, see inimene tahab olla kaasatud. Aga ta ei teadnud, et sina oled kaasatud sellepärast, et sa ei rääkinud, sa ei teinud, sa ei võtnud initsiatiivi, sa ei võtnud vastutust, et ise see saada. Sa ei küsinud seda positsiooni ise ja ootasid, et keegi tuleks sulle justkui seda pakkuma. Salaja iseenda peas, eks. Uuel nädalal mõtle nüüd, kus on sinus peidus see hea tüdruk. Las see hea tüdruk olla ja lase välja tulla sellel mässulisel, kes on julge, kes näeb lahendusi ja kes julgeb välja öelda lahendusi. Ja kui sina tahad midagi areneda oma ettevõttes või sul on ideid, mida juhile edasi anda, kolleegile edasi anda, siis ole hea, võtta see väljakutse vastu ja mine räägi sellel nädalal oma kolleegile oma ideest. Ja võta initsiatiiv, võta vastutus iseenda kätte, et sina oled kõige õigem inimene, et seda ideed ellu viia, eks. Ja räägi inimestega, eks. Sest et ainult sulle saab tulemusi saab tulla siis, kui sa räägid inimestega. Nii et väljakutse sulle. Mõtle, kus sa ennast liialt tagasi hoiad ja siis asu tegutsele. Võta initsiatiiv, võta vastutus oma hea olu eest, oma hea elu eest ja hakka rääkima. Julgelt küsima, mida sa tahad. Selgelt väljendama oma ideid ja eesmärke ja siis saavad tulla ka tulemused. Mina olen Liina Vetik. Ma soovin sulle toredat ja edukat alanud töönädalat. Kohtume järgmise nädalal. Tšau!